Tere õhtust ja tere tulemast saatesse On The Record, I24 Newsi põhjaliku intervjuu saatesse. Kui sõda Iraaniga jõuab 6. kuusse, see, mis algas USA ja Iisraeli kampaaniana Iraani tuumaprogrammi veeldi kahjustada ja võimalusel režiimi kukutada, on muutunud Hormuzi väina sõjaks. Vastastikuse mõistmise memorandum, mis nõudis Iraanilt strateegilise veetee taasavamist ja USA'lt sanktsioonide tühistamist Teherani suhtes, on kokku varisenud, kus mõlemad pooled on nüüd haaratud järk-järgulise eskalatsiooni dünaamikasse. USA ründab Iraani sõjalisi sihtmärke pikki väina ja Iraan jätkab kaubalaevade ründamist Pärsia lahe Araabia riikides ning Jordaanias. Ja kuna Iraan ei näita mingeid märke valmisolekust loovutada kontrolli väina üle, täielik sõjaliste operatsioonide taastamine Iraani vastu koos Iisraeliga või ilma tundub vältimatu. Et seda plahvatusohtlikku olukorda piirkonnas lahti mõtestada, täna õhtul on minuga liitunud Mark Dubovits. Dubovits on Washington DC's asuva parteidu mõttekoja Foundation for Defense of Democracies tegevjuht. Ta on üks Iraani vastu suunatud maksimaalse survekampaania arhitekte ning juhib taskuhäälingut Iran Breakdown. Mark, aitäh, et sa siia isiklikult minuga liitusid. See on au olla koos sinuga, eriti siin koha peal. Suurepärane, aitäh. Nagu ma oma sissejuhatuses ütlesin, relvarahu ei ole. Vastastikuse mõistmise memorandum on läbi. Tuuma läbirääkimisi ei toimu. Iraan jätkab rünnakute läbiviimist kogu piirkonnas. Ja ta lükkas just tagasi ettepaneku ühiseks juhtimiseks koos Omaaniga Hormuzi väinas. Kes siis siin tegelikult otsuseid teeb? Kes määrab tempo ja paneb paika tegeliku olukorra? Kas see on USA või Iraan? Ma arvan, et see on USA. Ma mõtlen, Iraan on olnud sõjas Ameerika Ühendriikidega 47 aastat, alates 1979 aasta islamirevolutsioonist. Ja alles president Trumpi ajal andsime lõpuks vastulöögi. Me hakkasime vastulööma president Trumpi esimesel ametiajal. Ja nüüd me koos oma lähedaste partneritega Iisraelis oleme asunud rünnakule Islamivabariigi vastu. Ja Islamivabariik on täna oma 47 aasta kõige nõrgemas seisus. Nii et ma arvan, et makrotasandil meie määrame tempo. Aga loomulikult on iraanlastel selles küsimuses oma sõna öelda ning nad püüavad jätkuvalt ellu jääda ja vastu lüüa nii palju kui suudavad. Vaata, selles osas ma saan aru, mida sa ütled ja nädalavahetusel me tõesti nägime seda dünaamikat, kus president Trump oli peaaegu andmas korraldust massiivseteks rünnakuteks Iraani vastu, kuid viimasel hetkel jättis selle ära. Teatede kohaselt oli põhjuseks tõrjerakettide puudus, kuigi Trump ise eitas neid teateid. Aga me oleme seda varemgi näinud, juba mais. Oli sarnane olukord, kus räägiti USA peatsest suurest rünnakust Iraani vastu, kuid ka see jäi viimasel hetkel ära. Tollal räägiti, et selle põhjuseks oli Pärsia lahe Araabia riikide surve Trumpile, et ta sellistest rünnakutest hoiduks. Kas see on siis lihtsalt Trumpi taktika, et seda protsessi venitada ja venitada iraanlasi kuni novembris toimuvate vahevalimisteni? Ma arvan, et president Trump teeb seda, mida talle meeldib teha. Hoiab oma vastast tasakaalust väljas. Nii et iraanlased ei saa päris täpselt aru, kas Trump tahab nendega kokkulepet sõlmida või tahab ta neid hoopis kõvasti rünnata. Ja ta teeb mõlemad korraga. Ma arvan, et president Trump avastas selle, mida paljud Lähis-Idas on juba ammu mõistnud. Nimelt, et on palju parem samal ajal võidelda ja rääkida, kui lihtsalt võidelda. Relvarahu. Rääkida, relvarahu, võidelda ja jätka järjestikku. Mis ongi praegu toimuv dünaamika? Ma väidaksin, et me tegeleme sellega pigem paralleelselt kui järjestikku. Ma arvan, et president Trump võib anda käsu sõjalisteks löökideks lähima päeva või 2 jooksul pärast seda, kui iraanlased tulistasid ballistilisi rakette USA vägede pihta Jordaanias. Ta ütles, et nad kavatsevad neid väga kõvasti lüüa. Ta kasutas roppusi. Ma ei hakka seda mainima, aga ta ütles, et nad kavatsevad rünnata. Aga mida see muudab? Ma arvan, et põhimõtteliselt see režiim on meeleheitel. Nad on nõrgad. Nad mängisid ainsat kaarti, mis neil oli, Hormuzi kaarti. Ja nad mängisid selle välja hetkel, mil nad poleks pidanud seda tegema, sest nad on nii nõrgad. Vana mees Ali Khamenei, ülemjuht, kes tapeti 28. veebruaril Iisraeli rünnakutes, ta oli tõesti kannatlik ülemjuht. Ta oli võimul alates 1989. aastast üks maailma kauaaegsemaid diktaatoreid. Ja ta tahtis ehitada tuhandetest ballistilistest rakettidest koosneva raketikilbi, mis võiks ohustada Iisraeli, meie partnereid Pärsia lahe piirkonnas ning USA vägesid ja USA saatkondi. Selle raketikilbi all ehitada tuumarelvi, ehitada mandrite vahelisi ballistilisi rakette, et sihtida Ameerika kodumaad. Tead küll, 500 000 drooni.
ja majandus, mis suudaks taluda Ameerika survet. Nüüd võeti ta rünnakus maha ja tema järglane, tema poeg Mojtaba Khamenei, keda me pole näinud, on kusagil sügaval punkris. Me ei tea isegi, kas ta on elus. Tema ja IRGC mängivad seda Hormuzi kaarti oma kõige nõrgemal hetkel. Ja ma arvan, et admiral Bradley Cooper on CENTCOMi juht ja USA sõjavägi on teinud väga head tööd neutraliseerides paljud Hormuzis eksisteerivad sõjalised ohud. Me võime rääkida, millised ohud on veel alles ja tegelikult arvan ma, et probleem ei ole niivõrd sõjaline oht, kuivõrd kindlustusprobleem ja meretranspordi kindlustusega seotud küsimus tankerite, laeva omanike ja nende valmisolekuga neid kaupu sealt läbi vedada. Aga vaadake, nagu ma oma sissejuhatuses selgitasin, oli USA ja Iisraeli peamine eesmärk Iraani vastu suunatud operatsioonis tuumaküsimus. Sellest me üldse ei räägi. Ma mõtlen mitte ainult meie, vaid ka Iraan ja USA. Nad pidid vastastikku alustama tuumaläbirääkimisi vastavalt vastastikuse mõistmise memorandumile. Ja kui Iraan oleks lihtsalt 60 päeva vastu pidanud, oleks neil olnud täielik kontroll väina üle ja võib-olla oleks toimunud tuumaläbirääkimised. Aga Iraan ei suutnud end tagasi hoida. Nad hakkasid ründama laevu, kuid tuumaläbirääkimisi ei toimunud. Nii et mis seisus tuumaoht praegu on? Esimest korda 20 aasta jooksul ei toimu uraani rikastamist. Ma mõtlen, asi on selles, et president Trump ja Iisraeli kaitsevägi on teinud Iraani tuumaprogrammile nii suurt kahju. Näed on selle rikastamisvõimekuse ja täiustatud tsentrifuugide osas nii palju tagasi lükanud. Rikastamiskohtade osas relvateadlased. Ma mõtlen, enne operatsioon Midnight Hammerit ja Rising Lionit olime me tõesti väga raskes olukorras. Iraanlastel oli piisavalt rikastatud materjali 22. Nad olid nädalate kaugusel, võib-olla optimistlikult kuude kaugusel tuumalõhkepea saamisest. See programm on nüüd hävitatud. Ma arvan, et tegelikult on decimated on vale sõna, sest see tähendab 10% võrra vähendamist. Ma arvan, et see on tegelikult peaaegu täielikult hävitatud. Nüüd on ainus probleem, mis alles jääb, midagi nimega Pickaxe Mountain. Ma loodan, et meil on võimalus sellest rääkida. Palun, mis on selle pildi tähendus? Pickaxe Mountain on viimane koht, kus Iraan võiks tegelikult rajada täismahulise tuumarelva programmi. See asub 90 kuni 140 meetri sügavusel maa all, mägi on ümbritsetud graniidiga ja iraanlased on viinud sinna tuhanded alles jäänud täiustatud tsentrifuugid. On spekuleeritud, et nad võivad olla sinna viinud rikastatud materjali, kuid seda pole kinnitatud. Ja kui nad viivad selle sinna ning alustavad uraanmetalli tootmist, viivad relvateadlased sinna, nad võivad välja tulla salajase täismahulise tuumarelvaprogrammiga. Ja seetõttu arvan ma, et viimastel nädalatel õnneks see teema on jõuliselt päevakorda tõusnud. President Trump räägib sellest, peaminister Netanyahu, kõik räägivad Pickaxe Mountainist. President Trump ütles väga selgelt, teate, tema tegeleks Pickaxe Mountainiga. Ta laseks raketi otse peauksest sisse. Probleem on aga operatiivselt palju keerulisem. Aga vähemalt räägime nüüd millestki, millest vähemalt FTD-s oleme rääkinud juba 2, 3, 4 aastat. Ja lõpuks see saab nüüd tähelepanu. Nii et tuumaküsimus on taas päevakorras. Aga loomulikult on Hormuz olnud massilise segaduse relv, massilise tähelepanu kõrvalejuhtimise relv. Ja ma arvan, et see on vähemalt ajutiselt massihävitusrelva päevakorrast maha võtnud, kuid kindlasti jälgivad Mossad, üksus 8200, NSA ja CIA väga tähelepanelikult Iraani tuuma- ja raketiprogrammi taastamise jõupingutusi. Nüüd, et Pickaxe Mountain, see on paik Natanzi lähedal, mis on enam-vähem kõik ühes tuumaräätis. Seal võivad toimuda rikastamistoimingud. Me lihtsalt ei tea. Ja see saab olema väga raske, kui mitte võimatu, seda hävitada punkripommidega, sest see on maetud isegi sügavamale kui Fordov. Fordov asub 80-100 meetri sügavusel maa all. See on vähemalt 120 meetrit, rohkem või vähem. Nii et kui sa ei saa seda õhust hävitada, jääb sisuliselt ainult üks võimalus maa peal. Ja ma mõtlen, et sa ei saa seda õhust hävitada, aga sa saad kindlasti piirata iraanlaste ligipääsu sellele. Pommitades sissepääse, ligipääsuteid, ventilatsioonisüsteeme ja tead ka energiavõrku, mis seda toetab. Aga sul on õigus, see on nii sügavale maetud, et kui nad ehitavad rikastamistehaseid, siis need on mitmed omavahel ühendatud rikastamistehased erinevatel sügavustel. Väga raske on teha seda, mida me tegime Fordole ja Natanzile õhust. See jätab alles eriüksused, mis on ilmselgelt väga ohtlik saata sisse Shalag või Delta Force. Ja loomulikult kaasnevad sellega ohud kaotuste või pantvangide näol. On olemas Iisraeli ettevõtted, mis arendavad tehnoloogiaid. Mul on tegelikult ühe sellise ettevõtte tegevjuht minu tasku
taskuhäälingus Iran Breakdown Home, et rääkida, millised on mõned teised alternatiivid. Kuid toimub tõesti huvitavaid arenguid, kus kasutatakse robootikat ja muid uuenduslikke tehnoloogiaid, mis võivad olla võimelised Pickaxe Mountainit hävitama. Aga paljud targad inimesed töötavad pikki tunde, et sellele lahendust leida. nii et see ongi tuumaküsimus. aga praegu on tähelepanu Hormuzi väinal ja USA luurehinnangute kohaselt praegused USA õhurünnakud, vähemalt nende praeguses ulatuses, need ei ole piisavad, et mõjutada Iraani positsiooni läbirääkimistel. Me räägime julgust saanud režiimist. Nad nimetavad oma operatsioone Pärsia lahe Araabia riikide vastu nüüd võiduoperatsiooniks. See on väga selge muutus võrreldes True Promise'i operatsioonidega, mida nad viisid läbi Iisraeli vastu. Sest siis nad lubasid, et ükski Iisraeli rünnak ei jää vastuseta. Nüüd nad ütlevad, et me võitsime ja me kavatseme selle kindlustada. Mida või kuidas saab USA teha, et seda ummikseisu murda? Vaata, jälle, režiim muutub kõige nõrgemal hetkel väga ülbe. Tead, nad on täis kära ja raevu ning sageli palju kära ei millestki. Ma ütleksin veel kord, et neil on ähvardusi, neil on raketid, neil on droonid, nad on Hormuzi piirkonnas sõjaline nuhtlus. Aga nad ongi vaid nuhtlus, mitte midagi enamat. Ma arvan, et Admiral Cooper on teinud suurepärast tööd neutraliseerides paljud raketi, drooni ja kiirrünnaku aluste ohud Hormuzis. Ja nüüd on see kindlustusprobleem, nagu ma varem mainisin. Ma mõtlen, et eraõiguslikud kindlustusfirmad Londoni Lloyds ja kindlustusklubid Ühendkuningriigis on kas loobunud tankerite kindlustamisest või on tõstnud kindlustusmakseid. Ja ma arvan, et nüüd on tõesti vaja, et riigid ise sekkuksid, luua rahvusvaheline merenduskindlustuse fond. Teate, kui 20 riiki paneksid kokku $20 miljardit, oleks teil nüüd $400 miljardit riiklikku kindlustust. Ja muide, see ei puuduta ainult Hormuzi väina. Me õpime praegu teate, Bab al-Mandab, Hutiid, Iraani toetatud terroriorganisatsioon, mis tegutseb Jeemenist, tahab selle väina sulgeda. Teil on Gibraltari väin, mis tekitaks eurooplastele tohutuid raskusi. Teil on Malacca väin, mis tekitaks tohutuid raskusi singapurlastele, jaapanlastele, indialastele, lõunakorealastele ja meie sõpradele Indo-Vaikse ookeani piirkonnas. Ja ilmselgelt Taiwani väin, mida Hiina kommunistid partei iga päev sihib. Nii et meil on need mitmed kitsaskohad ja ma arvan, et hea uudis Hormuzi kohta on see, et nagu ma ütlesin, iraanlased mängisid selle kaardi välja oma kõige nõrgemal hetkel ja see on väärtus kaotav vara. Ma mõtlen, et nüüd otsivad Saudi araablased, emiraadid ja teised võimalusi Hormuzi alternatiivide loomiseks. Teised torujuhtmed, näiteks ida-lääne torujuhe, mida Saudi araablased on kasutanud 5-6 miljoni barreli päevas Punase mere äärde viimiseks või Fujairah torujuhe, mida emiraadid kasutavad Hormuzist mööda pääsemiseks. Mõlemad riigid ehitavad nüüd täiendavaid torujuhtmeid ning lisaks on veel torujuhtmeid kas ehitamisel või kavandamisel. Sealhulgas torujuhtmed, mis võiksid ulatuda Iisraelini ja minna Vahemerre, pakkudes Lähis-Ida naftale ja kaupadele veel ühe väljapääsupunkti. Kas see on siis vähemalt järgmisteks kuudeks uus reaalsus? No kindlasti järgmisteks kuudeks, aga ma arvan, et ka järgmiste aastate jooksul. Mida Islamivabariik avastab on see, et Hormuzi kaardi mängimine selle kõige nõrgemal hetkel, see on põhjustanud põhimõttelise muutuse selles, kuidas üleilmsed energiavood liiguvad Lähis-Idast välja. Ja saabub hetk, mil Hormuzi väin ei ole enam oluline. Seda ongi iraanlased põhjustanud. Selle realiseerumiseni kulub veel mõned aastad, aga seni nad jätkavad Hormuzi kaardi mängimist ja jätkavad selle Pickaxe Mountaini rajatise ehitamist kui oma 2 viimast mõjuvõimu hooba. Ja ma arvan, et Ameerika Ühendriigid ja Iisrael peavad jätkama nende survestamist blokaadi kaudu, saates vastu blokaadi korras konvoisid läbi, nagu ma varem mainisin, finantssanktsioonid, mis jätkavad Islamivabariigi majanduse survestamist. Ja siis see strateegia puuduv osa, nagu te teate, ei ole tingimata suurte lahingutegevuste juurde naasmine. See on miljonite iraanlaste toetamine, kes on alates 1999. aastast korduvalt tänavatel olnud ja hüüdnud surm diktaatorile. 15% elanikkonnast oli jaanuaris tänavatel 14 miljonit iraanlast. 40 000 neist tapeti. Iisrael oli seal, et neid toetada. Ameerika Ühendriigid ei olnud. Ja on juba ammu aeg, et USA president annaks korralduse USA luurekogukonnale koostada põhjalik plaan Iraani rahva maksimaalseks toetamiseks, sest nad tulevad taas tänavatele. 85-90% iraanlastest põlgab seda režiimi ja nad teavad, et selle režiimi all ei ole neil võimalik elada. Nad peavad selle kukutama. Need on iraanlased ise koha peal. Meil on moraalne ja geopoliitiline kohustus neid toetada, kui nad järgmisel korral tagasi tulevad.
nüüd sa mainisid Iisraeli ja kõik see toimub nii, et Iisrael on kõrvaltvaataja rollis. On üsna ainulaadne ette kujutada piirkondlikku sõda Lähis-Idas, kus Iisrael ei ole selles aktiivne osaline. Vähemalt praegu mitte. Peaminister Netanyahu kohtus Jälle president Donald Trumpiga Valges Majas. Selle põhjal, mida sa oled kuulnud ja aru saanud, mida nad arutasid? ma arvan taas, et need kaks liidrit istusid maha ja olid ühel meelel. Ma mõtlen, et Washingtonis, Iisraelis ja kogu maailmas räägitakse alati palju sellest suhtest, et nad ei saa omavahel läbi. Nad saavad läbi, nad ei saa läbi. Ma arvan, et see on enamasti ajakirjanike ja sotsiaalmeedia mõjutajate jaoks. Ma arvan, et koostöö Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli vahel on olnud enneolematu. Koostöö nende liidrite vahel on olnud enneolematu ja nad arutasid järgmist plaani. Mis on plaan B? Nüüd tahab president Trump proovida diplomaatilist lähenemist. Ma ei usu, et peaminister Netanyahu üritab teda ümber veenda. Ta ütleb, proovi ära, sa proovisid eelmisel korral. Me proovisime seda vastastikuse mõistmise memorandumiga. Ja nagu ennustatud, iraanlased ei täitnud seda. Nii et proovi uuesti. Aga tõenäoliselt sa ei saavuta suurt edu. Aga anna endast parim, härra president. Aga räägime plaanist B. Mis juhtub siis, kui diplomaatia jälle läbi kukub? Mida me teeme koos, mida me teeme eraldi, kuidas saab Iisrael aidata? Jällegi, president Trump viis riigi ja kogu maailma lõpuks ründavasse positsiooni Iraani Islamivabariigi vastu. Tal on olnud eelis, et tal on Iisrael lähedane partner. Ma ei usu, et me oleksime kunagi USA sõjaväe ajaloos läinud sõtta partneriga, kes on olnud nii lähedane, nii hästi integreeritud ja nii võitlusvõimeline. Ja seega loomulikult president Trump võib otsustada, et ta soovib Iisraeli erinevatel operatiivsetel põhjustel või ta võib otsustada teada, et Ameerika Ühendriikide sõjavägi saab sellega hakkama, Iisrael parem jää praegu kõrvale. Nüüd on mõlemal juhil oma sisepoliitilised ajakavad. Iisraelis toimuvad valimised oktoobri lõpus. Ameerika Ühendriikides on vahevalimised novembris. Kas teie arvates mõjutab see otsuste tegemist mõlemal poolel? Jah, ma mõtlen, et president Trumpi jaoks pole kahtlustki, ta tahab ilmselgelt hoida esindajate koda ja senatit ning see võib asju keerulisemaks teha. Aga ma arvan, et iraanlased eksivad mõnikord Ameerika poliitika osas. Nad arvavad, et kui Trump kaotab esindajate koja ja senati, et siis on tal ülejäänud presidendi aja jooksul käed seotud. Ja tegelikult on see, sõltumata sellest, kas ta säilitab esindajate koja ja senati, mida presidendid teevad oma viimase 2 aasta jooksul, sest nad kaotavad sageli esindajate koja ja senati, on see, et nad liiguvad sisepoliitikas, kus opositsioon neid takistab, välispoliitika ja riikliku julgeoleku juurde. Ja seega pole kahtlustki, et president Trump on järgmise 2 aasta jooksul veelgi vähem piiratud ning suurendab tõesti survet Iraanile. Ta mõistab, et tema pärand on seotud tema Iraani poliitika eduga. Ta tahab sellest olukorrast võitjana väljuda. Ja ma arvan, et seda silmas pidades peavad iraanlased olema ettevaatlikud. Peaminister Netanyahu kohta ma ei tea tema Iisraeli sisepoliitikast nii palju, ma püüan sellest eemale hoida. Aga on selge, et ta seisab silmitsi tõsiste väljakutsetega ja tõelise opositsiooniga enne oktoobri valimisi. Ja tal on vaja mingisugust võitu, mingit välispoliitilist võitu, mida ta saaks valijatele näidata, et see oli seda väärt. Kõik need päevad ja nädalad, mil iisraellased olid varjendites ja riskisid oma eluga. Ja need kulud, mida nad kandsid, et olla kindlad, et see polnud asjata. Ja tal on vaja näidata Iisraeli valijatele mingit edu, kui tal on üldse lootust uuesti tagasi valituks saada. Nüüd tahaksin korraks sammukese tagasi astuda ja vaadata piirkonda laiemalt. Sest Iraani rünnakud on suunatud Pärsia lahe Araabia riikidele, piimiselt USA. Baasidele nendes riikides, kuid mitte ainult. Nad on rünnanud ka kriitilist taristut 40-päevase sõja ajal, kuid nüüd sihivad peamiselt Kuveidi taristut. Nüüd USA on nende rünnakute tavajärjel kandnud märkimisväärseid kaotusi, nii hukkunud kui ka haavatud sõjaväelaste näol. Kuid need Araabia lahe riigid kannatavad Iraani poolt igapäevaste rünnakute all. Ja mida need rünnakud teie arvates USA ja laheriikide suhetele teevad? Ma mõtlen, et need riigid ei alustanud seda sõda, aga nemad on need, kes kannatavad Iraani agressiooni põhiraskust. Ja ma mõtlen, laheriikide suhted on raske rääkida lahe piirkonnast kui ühest tervikust, sest seal on mitmeid erinevaid riike. Araabia Ühendemiraadid, Saudi Araabia, Katar, Omaan, Kuveit, Bahrein. Ma mõtlen, neil kõigil on erinevad kaalutlused. Ma arvan, et emiraadid on väga tugevalt joondunud Ameerika Ühendriikide ja Iisraeliga. Nad on mõistnud, et nad ei saa elada koos Islamivabariigiga selle praegusel kujul. Tegelikult on nemad saanud suurem osa neist löökidest. Ma mõtlen, et üle 2000 raketi ja 1800 kõige rängemini kannatavatest riikidest.
kõigist neist ja ma arvan, et nad on valmis võitlema. Ma mõtlen, et nad püüavad alati iraanlastega pinget vähendada ja takistada rohkematel rakettidel ja droonidel nende klaastorne Dubais ründamast. Aga nad saavad aru, et nad ei saa selle režiimiga koos eksisteerida. Ma arvan, et teises äärmuses on katarlased. Teate küll moslemi vennaskonna režiim, millel on tihedad suhted Iraani Islamivabariigiga. Ja kuigi Iraan on rünnanud Katari maagaasivälju ning katarlasi ei saa kunagi pidada usaldusväärseks USA liitlaseks, võib-olla nad hakkavad mõistma, mida tähendab elada Iraani Islamivabariigi naabruses ja samal ajal võõrustada Dohas Al-Udeidi õhuväebaasi. See võib tegelikult mõjutada mõningaid otsuseid. Aga ma arvan, et kui see hakkas hõõruma, aga kui Iraan, kui ta ründab neid riike, siis ta üritab neid veenda, et USA sõjaliste jõudude kohalolek nende territooriumil on nende riiklikule julgeolekule kahjulik. Nii et teie seisukohast vaadates, kas te näete, et see ongi see tulemus, mis praegu toimub, või hoopis vastupidi, et see toob Pärsia lahe riigid kokku või et Pärsia lahes on erinevad leerid, nagu te olete kirjeldanud? Aga tugevdatud olemasolevad suhted tõid need riigid USA-le lähemale. Ma arvan, et õudusunenäo stsenaarium oleks see, kui need Pärsia lahe riigid ärkavad esmaspäeva hommikul ja avastavad, et president Trump kavatseb USA väed nende riikidest välja viia ning avada Iisraelis keskväejuhatuse tarbeks suure lennubaasi. Ma mõtlen, nad teavad, et ilma USA-ta seal nad on Islamivabariigi ja islamirevolutsioonilise kaardiväe jaoks lihtne sihtmärk. Nii et isegi kui nad on närvis, isegi kui see muudab nad sihtmärgiks, nad mõistavad, et ilma USA toetuseta on neil palju tõsisemad probleemid. Nii et ma arvan, et ka emiraadid on meiega. Katarlased, nemad mängivad oma mänge, nad ei ole meiega. Ja Saudi araablased on need, kes alati hoiavad oma valikud lahti. Tead, kui nad arvavad, et Ameerika Ühendriigid on pühendunud nende kaitsmisele, piirkonnale ja Iraani vastu astumisele, nad on meiega. Tegelikult olid nad just meiega. Saudi ja Ameerika õhujõud ründasid just Iraani toetatud Iraagi šiidi relvarühmitusi, kes olid saatnud droone Saudi Araabia energiarajatisi ründama. Nad olid meiega. Ma mõtlen, nad lendasid kõrvuti meie õhujõududega ja ründasid neid sihtmärke. Teisest küljest, kui nad arvavad, et me tõmbume tagasi või teeme mõne saatuslikult vigase vastastikuse mõistmise memorandumi, mis annab Iraanile tegelikult mõjuvõimu hormusi väina üle ja järk-järgulise tee tuumarelvadeni, nad hakkavad laveerima ja liiguvad selles suunas, et püüda Islamivabariigile meele äärel olla. Samal ajal nad sõlmivad kokkuleppeid pakistanlaste ja hiinlastega ning püüavad leida teisi mõjukaid toetajaid, kes neid toetaksid. Nii et Pärsia laht on alati keeruline, aga ma arvan, et Islamivabariik on teinud suure vea rünnates neid laheriike ja tekitanud palju kibestumist, mida annab kaua andeks anda, kui üldse kunagi. Jah, rääkides inimestega Pärsia lahe piirkonnas, jagan ma seda hinnangut ja kuulen sama. Jätame selle praegu sinna paika. Liigume nüüd saate viimase osa juurde, see on kiirküsimuste voor. Ma näitan sulle 3 pilti ja palun, kui saad, lühidalt kommenteeri, ütle mulle esimene asi, mis pähe tuleb. Siin on esimene pilt. See on peaminister Netanyahu ja president Trump eile Valges Majas ovaalkabinetis. Ja ma mõtlen, kuule, 2 liidrit, kes on sõjaaja presidendid ja peaministrid, kellel minu arvates on väga lähedased suhted, väga soe suhe, kuid mõnikord ka keeruline suhe, nagu maailma liidritel ikka. Ma mõtlen, FDR-il ja Churchillil oli teise maailmasõja ajal väga keeruline suhe. Aga need on 2 sõjaaegset juhti, kes mõistavad, et Iraani Islamivabariik kujutab endast tõsist ohtu mõlemale nende riigile ja on valmis lõpuni minema. Hästi, liigume edasi teise pildi juurde. See on Netanyahu, kes räägib eile Lindsey Grahami matustel Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskiga. Jah, taas 2 maailma liidrit, keda ähvardavad samad vaenlased. Iraan ning sisuliselt Hiina, Venemaa ja Põhja-Korea, kes minu arvates jagavad ühiseid vaenlasi ja liitlasi. Ja kuigi nende suhted on olnud keerulised, sest Iisrael ei saa endale lubada Venemaa muutmist vaenlaseks. Ma arvan, et üha enam me mõistame, et meie Ukraina sõpradel on droonitõrje võimekus, mida meie Ameerika Ühendriigid vajame, mida Iisrael vajab ja meie Ukraina sõbrad mõistavad, et nad vajavad Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli toetust. Nii et 2 rindejoonel oleva demokraatia presidendid või juhid, kes seisavad silmitsi agressorite teljega, kellel on ühised vaenlased ja ühised eesmärgid. Ning ma arvan, et see tähendab Ukrainale ja Iisraelile palju tihedamaid suhteid tulevikus. Lühike jah või ei?
kas te arvate, et need kaks riiki kasutavad praegustes piirangutes koostöövõimalusi maksimaalselt ära? Palju on veel teha. Hästi. Ja liigume edasi viimase pildi juurde. See on Süüria president Ahmad al-Shara. Ja hämmastav. Ma mõtlen, ta näeb ikka veel välja nagu endine Al-Qaeda juht halvasti istuvas ülikonnas. Aga seda öeldes arvan ma, et tegelikult on praegu suurim võimalus Iisraeli suhete normaliseerimiseks just Süüriaga. Mind ei üllataks, kui lähikuudel sõlmitakse USA vahendusel Iisraeli ja Süüria vaheline kokkulepe. Ma arvan, et need kaks riiki jagavad taas ühiseid huve ja ma arvan, et al-Shara peab Süüria üles ehitama. Ja selleks viib tee paremate suheteni Iisraeliga. Jah, ta väljendas selle suhtes hiljutises Al Jazeera intervjuus optimismi. Mark, me peame praegu siinkohal lõpetama. Aitäh veel kord, et täna õhtul minuga siin liitusid. Vaadake meid jälle järgmisel nädalal siin saates On The Record. Tänase osa ja kõik varasemad saated leiate YouTube'ist ja Spotify'st. Aitäh vaatamast!